Inimene tahab teinekord teistmoodi välja näha kui iga päev. Siis paneb ta endale kas mõne mütsi või kaabu pähe. No ja siis ta on täiesti teistsugune. On nii sisemiselt, kehahoiakult kui uskuge mind ka mõttelaadilt. Sellist kohta, kus saab endale kostüümi valida. Ükskõik kas peo jaoks või maskeraadi jaoks on Tallinnas päris mitmeid. Me oleme nendes ühes. Ja vaadake tähelepanelikult ja kuulake, mida siit pakutakse. Meie käest saab laenutada kõiki kostüüme. Saab olla täpselt see, kes klient siis tahab olla. Tuleb ta meilt uksest sisse, tahab olla ta jänes, ta saab olla jänes, tuleb uksest sisse, tahab ta olla parun, ta saab olla ka paru. Nii et meie käest saab laenutada siis rõivaid karnevalideks, maskeraadideks ja väike osa on ka pidurõivaid. Kõige raskem on meie jaoks vaba teema. Siis ei ole klient kindel, mida ta tahab ja meie ei oska ka soovitada. Ja kui me soovitame, siis talle tundub alati, et kuskil on midagi paremat. Me oskame juba hinnata klienti tema välimust, tema suurust ja mis me siis võiksime talle pakkuda. Meil on suur osa ajastu rõivaid. Kõige populaarsem ajastu on 1970, 1920, harvemini 1950, Elvis Presley, väga oluline ajastu. Vähem võib-olla musketäride ajastut ja selliseid teemasid. Aksessuaare on meie kostüümilaenutuses üle 3000 kindlasti. Iga väiksemgi aksessuaar, suitsupits, prill, sõrmus on omaetega aksessuaar, mida siis erinevatel ajastutel välja anda. Inimene on sageli tuulepööristest juhitud olend, kelle kulgemine ja soovikesed siin maa peal võivad teinekord võtta päris eriskummalisi vorme. Kuna igapäevaelu ei võimalda alati nii palju mängu, kui täiskasvanu seda tegelikult vajaks ja ainult vähesed endale lubada saavad või julgevad, on karnevalide ja stiilipidude aeg see, mida tuleks enda jaoks ära kasutada. Olla kas või kord elus keegi teine, vaba oma igapäeva rollist. See võib ju olla üsna värskendav nii enda kui ka kaaslaste jaoks. Vahest aitaks kostüüm välja tuua seda külge meist, mis varem ka iseenese eest oli hästi hoolikalt varjatud. Kostüümi valimine pole sugugi lihtne. Kui juba, siis juba. Saagu minust see, kes ma tegelikult ka olla suudan. Või see, kes mul aitab iseendaks saada selle kaudu, et ma näen ja tunnetan. Printsessi või musketeri roll jäägu teistele. Mina ei suuda seda välja kanda isegi parima kostüümi abil. Mulle palun midagi ainulaadset ja sellist, mida keegi varem kandnud ei ole. Kuidas sellist kostüümi leida? Kostüümid jõuavad meieni ikkagi erineval moel ja tihtipeale jõuab kostüüm meieni õmmeldes ise tänu sellele, et klient on seda soovinud. Kui meil ei ole seda konkreetset tegelast või selle stiilis, mis temale väga sobiks, siis me hea meelega õmbleme selle kliendile ja ta jääb hiljem meile. Klient saab seda kasutada laenutushinnaga, aga kostüüm on ikkagi hiljem meie endale jäetud. Ideed tulevad ringi käies, lennu pealt, filme vaadates ja loomulikult tegelikult kliendid aitavad kõige rohkem. Nemad tulevad ja ikkagi teavad, mida nad tahavad ja ostame ka ikkagi valmis kostüüme. Minu kõrval seisev kleit on nüüd ostetud kleit ja tema on selle aasta Estonia aastavahetuse palli võidukleit ja tema on ausalt poest ostetud Eestist. Selline uhke kleit on välja mõeldud ja valmis õmmeldud ikka selleks, et keegi seda kannaks. Saaks end kas või ühel õhtul tunda nii, nagu ei kunagi varem. Kus toetakse see kõik see uhke ja särav materjal. Kostüümipidude hooaeg on kohe algamas. Varsti on vaja igale soovijale sobivad rõigad selga leida või õmmelda. Kostüümide materjalid leiame põhiliselt ikkagi Eesti kanga poodidest. Abakan, kangas ja nööp, kanga džungel ja nii kurb kui see ka ei ole, ikkagi toome ka välismaalt natukene. Et kui jääb midagi silma, mida me ei ole Eestis näinud, siis ikkagi käsi haarab selle järgi ja toob selle ära. Olenemata siis võib-olla hinnast ja
ja lennuki kaalust. Meieni jõuavad kliendid kõige tihemini novembrist jaanuari lõpuni. Novembris algab siis või oktoobri lõpust isegi, kui algab Halloweeni aeg ja lõpeb siis jaanuaris, kui lapsed lõpetavad ja firmad lõpetavad oma jõulupidude ja laste etenduste aja. Teine äge aeg on millegipärast mai, juuni, kus hakkavad firma suvepäevad ja laste lõpetamised lasteaedades. Millised on kostüümilaenutuse reeglid? Ehk mida peab inimene teadma, kui ta endale siit midagi selga tahab saada? Kostüümi siis ta maksab meile kostüümilaenutusraha ja me võtame alati tagatisraha. Tagatisraha katab väiksemad kahjud, kui kostüüm tuleb tagasi ja on juhtunud äpardus. Siin on läinud peale mõni jook, mõni söök ja me eeldame, et selle saab maha. Me võtame allkirja, et seal on plekk ja kui see maha ei tule, siis võtame kliendiga uuesti ühendust. Tavaliselt tulevad need ilusasti maha ja ei ole midagi juhtunud. Kui aga kostüüm on rikutud, siis kahjuks tuleb maksta ka kahju. Ehk meie esitame kahjunõude, kui täiskostüüm on rikutud. Seda on meie 4 aasta jooksul juhtunud ühe korra. Kostüümilaenutuse argipäev on uute asjade väljamõtlemine ja vanade kohendamine. Klientidele sobivate kostüümide leidmine ja materjalide hankimine. Vahel juhtub midagi, mis jääb meelde ja teeb tagantjärelegi tuju heaks. No näiteks arvata võib, et näiteks see juhtum tekitaks elevust nii mõneski, kui ta sellel ühel õhtul äkki nunna kohtaks. Seekord see noor poiss tuli nunna võtma. Ja me panime talle nunnarõivad sinna valmis ja siis ta küsis, kas nunn sukki ka kandis. Me jäime üsna nõutult ja ütlesime tegelikult ei kandnud, aga tema tahtis sukki. Me panime talle sukatripid ja sukad. Aga kuna tal oli väga kiire ilmselgelt, siis ta otsustas, et ta läheb nende samade rõivastega meil siit välja. Ta sai kõrge konsaga kingad ja ta jalutas meil siit ja ta ütles, et ta läheb ära Selverist ja tal on vaja veel paar asja osta.